Sa oled nüüd läbi kuulanud selle teksti, selle päeviku ja nüüd ma paluksin sinu käest kommentaari sellele kui arst. Mida sa sellest arvad? Ma võtaksin paralleelid, mis on toodud hüperventilatsiooni sündroomi puhul välja sümptomid ja mida on kirjeldanud inimene, kes on teinud vabastavat hingamist. Et mis on teemal toimunud seansi ajal. Ta kõigepealt kirjeldas kätes ja jalgades surinat ja suu ümber surinat. Ja siin on samamoodi on toodud hüperventilatsiooni sündroomi puhul tuimust ja kipitust on näiteks niimoodi väljendatud siin. Kuna tõenäoliselt on siin viidatud mingisugusele teatud sümptomile, mis inimestel tekib selles hüperventilatsiooni sündroomi juures, siis seda me saame natukene laiendada. Ja, just hüperventilatsiooni sündroomi sümptomite hulgas on toodud niimoodi nagu üldisemaid nimetusi, aga kui inimene ennast väljendab, siis ta ikkagi mingi variatsiooni toob sellesse sisse ja siis siin võikski öelda. Sest see surin, see võib olla ka torkimine, eks ole, igal ühel on oma enda individuaalne tunnetus võib olla sellele sümptomile, mida ta tunneb. Nii, ja nüüd kui siin tulevad edasi on niisugused asjad nagu huuled krampis ja suu valus, kõhulihased valus. See on samamoodi seotud tegelikult lihaste krampidega, see valulikkus on. No see läheb neuroloogilisse osasse. Jah, see läheb neuroloogia alla. See läheb siia neuroloogia alla, kus on toodud ära, et on lihaspasmid, lihasjäikus, treemorataksia ja krambid. Niisugused, siin on niisugused sümptomid toodud. Kramp ta kirjeldab tegelikult ka veel, et tugevad krambid on ka olnud siin. Kogu kehas on tal olnud tugevad krambid. Ja see juba läheb siis samamoodi neuroloogiliste sümptomite alla, mis on siis, tema ütleb, eks ju, tugevad krambid. Ja siin tegelikult neuroloogial on täpselt samamoodi krampide nimed. Nii, aga kui me võtame nüüd krambid, mis on see põhjus, miks inimesel tekib kramp? Mis toimub kehas, et üldse kramp võiks tekkida? No võt, üks asi, mida võiks mõelda on see, et kas on küsimus tavaliselt, kas on tegemist siis lihase häirega või on tegemist närvisüsteemi häirega. Ja siin hüperventilatsiooni sündroomi puhul on mõlemad, nii see, et võib toimuda lihase kramp, kui ka see, et on toimunud närvisüsteemi häirest tekkinud kramp. Ehk siis hüperventilatsiooni sündroomi puhul on see puhtalt seotud sellega, et aju ei saa hapnikku ja seal on ka ainevahetus on toimunud juba muutused. Igal juhul nad tekitavad krambi valmidust ja kui palju siis ühel või teisel inimesel nagu tekivad neid krampe ja kus kohas on siis individuaalne. Ehk see tähendab seda, et mingi osa ajust lihtsalt ei saa verd? Ja. Et ma küsin selliseid lihtsaid küsimusi, sest inimesed ei tea seda ja ma katsun nagu su käest lihtsalt küsida neid lihtsaid küsimusi, et me võime arvata, et me teame, mis on kramp ja näiteks me ju kardame neid palaviku kramp. Kas sa näed nagu mingit suhet või mingisugust omavahelist seost nende samade krampide ja palaviku krampide vahel? Kui on tegemist krambiga, siis igal juhul on ta ohtlik elule. Sest me kunagi ei tea, kas inimene tuleb sellest krambist välja. Üks asi on see, et see krambi ajal saab aju kahjustada, sellest, et on verevarustuse häire. Tegelikult me ei tea, kui kaua see kramp kestab, kui kaua ta peale ja kas ta üldse sellest välja tuleb, võib seal olla ka surmlõpe. Ja see on täiesti reaalne, seepärast, et ka krampide järgselt ongi olnud niimoodi, et inimesed tekivad seirekrambid ja inimene surebki tegelikult ära, teda ei ole võimalik sellest välja tuua. Või jääb koomasse. Kergem variant, aga võib ka koomasse jääda. Minul oli isal täpselt oli niimoodi. Ta põdes krampe ja juba mina tüdrukuna teadsin seda, et kui on krambid, siis sellele võib järgneda see, et ta ei tule sellest välja või et selle järgselt tekib ajukahjustus. Ja ma iga kord oli mures, kui ma kuulsin, et ta kukkus, et mis nüüd järgneb sellele. Ja ükskord järgneski kusjuures see, et ta jäi koomasse ja ta oli nädal aega koomas pärast seda. Puhtalt krambi järgselt, tal ei olnud mingit traumat. Ta kukkus maha ja ta jäi koomasse. Nii, ja mis sinu isaga selle järgselt toimus? Et ta on 10 aastat põdenud krampe, siis ta on olnud korduvalt koomas selle tõttu ja nüüdseks on seisnud niimoodi, et ta on hooldekodus, ta on rõõmsameelne, rahulolev, saab kõikidega hästi läbi, alati on tal hea meel, kui talle külla tullakse, aga samas temast puudub igasugune niisugune nagu agressiivsus, puudub niisugune rahulolematus, puudub mingid nõudmised ei esita niimoodi. Ja kui sa talle midagi annad, siis ta võtab selle vastu, näiteks kui sa talle toidu annad, võtab vastu, sööb seda ja tal on hea meel alati, kui talle pakutakse.
aga samas ta ise ei nõua seda, et anna nüüd või midagi niimoodi, et niisugust asja ei ole. Ta ei nõua seda, et mul oleks vaja seda või et just, et tal ei ole mingeid pretensioone, hea südamlik, vaikne, ei karju kuskil väga, selles mõttes patsiendina ta väga meeldib kindlasti seal töötajatele, et temaga on väga lihtne hakkama saada, ma kujutan ette selle koha pealt just, et väga tolerantne ja et kõik, mis tehakse, ta kannatab ära selles mõttes, mis on vaja teha seal, et ei hakka kuskil vastu ega midagi seal kuidagi agressiivsust ei näita niimoodi välja. Tal on arusaamisest probleem, et mida tema käest küsitakse. Ta ei ole võimeline õppima, tal ei ole mälu. No aga ta on oma eluga rahul. No mõnikord ma olen mõelnud niimoodi, et see, kuidas ta välja näeb, tundub, et nagu midagi nagu ei oleks viga. Aga samas ma olen niisugune tunne, et ta oleks nagu lukus enda sees, niisugune tunne tekib, et ta on nagu ise enda sees lukus ja ta ei saa nagu sealt välja. Niisugune tunne tekib. Ja vaata, kuna lastega on nii palju tegemist, siis need nutukrambid, mis on lastel näiteks, et minu jaoks on olnud nutukrambid ja neis laste nutma jätmine ja nii nagu praegu raamat tuli välja sellest, kui kasulik on, et las lapsed nutavad ja lapsel on vaja ka nutta, siis see on juba minu jaoks ääretult ohtlik, sest kui näiteks ikkagi lapsel ükskordki tuleb peale nutukramp, siis järgmise krambi tekkimiseks ei ole üldse palju enam vaja ja mida rohkem neid krampe on järjestikku olnud, nad alguses võivad isegi väga pikkade vahedega olla, aga siis seda kiirem see hullemaks asi läheb. Et kui ma lihtsalt nagu seostan seda karjumist ja seda hüperventilatsiooni, eks ole, sest ka karjumise, sellise lapse karjumise puhul ma näen seda sama hüperventilatsiooni sündroomi. Eks ole, ta karjub, ta röögib ennast lihtsalt hapnikust tühjaks. See ei ole mitte see, et ta on närviline ja siis tekib see kramp. Ja ma ei tea ka seda mehhanismi niimoodi, aga ta on absoluutselt loogiline selles mõttes, et ta on selle hüperventilatsiooniga seotud just sellepärast, et isegi rääkides võib ju tekkida hüperventilatsioon. Et siis kui nutmisega, siis seda enam sa rohkem veel hingad ja rohkem veel viid CO2 välja. Sest näiteks minu vanaema ütles alati seda, et lapsel ei tohi lasta nutta, siis kasvab tige inimene. Miks ta ütleb, et tigedad inimesed, see on täiesti loogiline, et tekib see sama, mis on see ärrituvus, erutus ja see on ajukahjustuse näitaja. Alati oli vanaema ütles, see ei tähendanud seda, et ta üle hellitas mingit moodi, ütles tal ei tohi lasta nutta sellised. Kõik need igasugused jonnihood ja sellised, see on ääretult keeruline aeg ja lapsel on endal väga raske selleks, et sellest välja tulla, sellest nutuhoost ja sellest jonnihoost. Ja ma näen seal otsest sidet täpselt samamoodi selle hüperventilatsiooniga. Ja kuna mul on laste juures see näha, siis ma ei ole nõus sellega, et täiskasvanutele ei tekita krambid mitte mingisuguseid terviserikkeid pärast. Et mina nagu ääretult kardaksin tegelikult sellist asja. Peakski kartma sellepärast, et ütleme, kui haiglas töötad, kui seal tulevad krampidega inimesed, siis mina olen hästi valvas nende suhtes just, sest iga hetk võib tulla järgmine kramp ja kas inimene siis sellest välja tuleb, jällegi ei tea. Nii, aga ütleme nüüd niimoodi, et kui sa oled valves ja kui see krambihoog tuleb, kas sa hüppad inimesele peale? Ei, kindlasti mitte. Ei. Aga miks nemad ju hüppavad? Et ta tuleks krambist välja? Ei, see ei ole, niimoodi teda krambist välja tuua kindlasti ei saa ja teiseks vigastuste tekitamise oht on väga suur seal. Kui inimesele peale minna ja kinni hoida, tegelikult kinni hoida üldse ei tohi. Ainukene asi, mis on, kui kramp tekib siis ja inimene maha kukub, peaks vaatama seda, et ennast kuskil ära ei lööks. No nemad on kõik põrandal pikali, nii et seal ei ole, või siis öösel, eks ole, voodis, et seal ei ole nagu sellist äralöömise võimalust. Aga kui sa põrandal pikali oled, siis ikkagi pea äralöömise võimalus on, sest kui pea vappuma hakkab või siis samamoodi, kui sul jäsemed vapuvad, siis samamoodi need kohad sa võid ära lüüa. Aga see üks sinik ka sees või taga? Ei, see ei ole päris nii. Nii, aga väide, et need krambid, mis nüüd hingamise ajal tulevad, vabastava hingamise ajal tulevad, et need ei ole õiged krambid, kuidas sa sellesse suhtud? See on absurdne. See on täiesti absurdne. Mis tähendab, ei ole õiged krambid? Kramp on kramp, seal ei ole mingisugust vahet. Kui me vaatame seda, mida hüperventilatsioonisündroomiga inimene endale tekitada võib, siis need on täiesti tavalised krambid, mis ta endale tekitada võib. Täiesti tavalised, mitte mingisugust eripära nendes krampides ei ole. Nii, olgu, lähme nüüd siit edasi, jätame need krambid sinna. Sümptomite poolest veel, ma võtan selle. Käte värin, käed tuimad rasked, et samamoodi surin suulaes, eks ju, mis oli juba vibratsioon, käed halvatud,
valutavad, jalgades tõmblused, need on samamoodi, kõik need on neuroloogilised tegelikult sümptomid, lähevad hüperventilatsiooni neuroloogiliste sümptomite alla. Et kõik see tundlikkushäire ja samamoodi see kätevärin. Aga näiteks see, et ei suutnud käsi tõsta, kas see on ka neuroloogiline? Jaa, ta võib öelda, kas ei suutnud käsi tõsta või käed olid nagu halvatud või see väljend, kuidas inimene siis täpselt ütleb, on nagu inimese poolt, et see on ka neuroloogiline. Nii, ja nüüd, kui me vaatame psühholoogilisi sümptomeid, hüperventilatsiooni sündroomi all on toodud niimoodi, et on mälu- ja kontsentratsioonihäired. Kes vähegi on kokku puutunud inimestega, kellel on krambid olnud, siis nad teavad seda, et inimene tavaliselt ei mäleta näiteks, kui tal kramp on. Või siis on see, et tal pärast seda et on mingi aeg on segasusseisund ja niisugused asjad, ja siin on täpselt samamoodi nagu on muude haiguslike krampide puhul, samamoodi hüperventilatsiooni puhul on toodud välja, et on mälu- ja kontsentratsioonihäired, ebareaalsuse tunne, desorienteeritus, segasus, unenäotaoline tunne, déjà-vu, halutsinatsioonid, nutuhood, ärevus, neuroosid ja foobiad. Niisugused asjad on toodud välja siin ja paanikatakid on toodud välja psühholoogiliste sümptomite all. Nüüd, kui me vaatame siin inimese kirjeldust, siis siin on toodud niimoodi. Kurbus, nuttis, silmade eest läks valgeks, vajumine, tagasitulek oli šokk, suutis kõrvalt jälgida ja siis oli peavalu ja uimasus, mis on väga iseloomulik sellele krampide järgsele seisundile. Või kui võtta üldsümptomina, siis võiks vaadata seda kui see, et kui on ikkagi aju-vereringe häired olnud, siis ja selle järgselt tekibki peavalu. Nii, aga siis võtame selle sama, viha ajas nutma. Viha ajas nutma, täpselt samamoodi. Siin on ära toodud, et on ärevus, kartus, närvilisus, pinge, nutuhood on toodud ära hüperventilatsiooni sümptomite all. Täpselt samamoodi on see seletatav sellega, et inimesel, kes teeb vabastavat hingamist. No aga pärast on neil ju hea olla. Ta ju ütles seda, et pärast oli vabanenud tunne ja oli hea olla. Et kuidas seda nagu selle hüperventilatsiooni sündroomiga nagu seletad? Ja ma mõtlesin ka selle peale, et kuidas inimene nagu kirjeldab pärast olekut. Üks koht oli see, kus ta ütles, et pärast oli hea olla, aga samast ütles ka seda, et oli uimane olla. Et tahtis magama jääda. Ja seda ta ütles, mis on täiesti nagu selles mõttes aju-vereringe häire nagu selle... No eriti peale krampe. Ja iseloomustus. Ja isegi kui ei ole krambid, kui on lihtsalt aju-vereringe häire, see aju, ta on niivõrd väsinud, et ta nagu inimene tahab magama jääda. Aga nüüd, kuidas seletada seda, et tal on... ma ei tea, aga ma ütlen võib-olla valesti selles mõttes, aga mul on niisugune tunne, et see on mingi illusoorne tunne, selles mõttes see heaolu tunne. Pigem see tuletab mulle meelde niisugust sama asja see, kuidas inimestel tekivad ajukahjustuse järgselt, kus tal tekib tunne, et kõik on korras, ta ei muretse enam millegi pärast ja kõik on väga hea. Aga see ei tulene mitte sellest, et oleks inimesel nagu kuidagi tervis paranenud, vaid vastupidi, seal on taga, selle tõttu ongi see tekkinud, et seal on ajukahjustus taga.